tere! Tänases videos õpime, kuidas teha mõistekaarti ja selleks kasutame toredat tasuta keskkonda mindmap.com. Lehe lingi leiad video kirjeldusest. Avalehel klõpsame sinisele nupule Get Started. Tahame luua uut mõistekaarti ja selleks valime Create a new map. Kõigepealt teeme sinise kasti peal topeltklõpsu või vajutame klaviatuuril tühiku klahvi. Nüüd saame sinna kirjutada enda mõistekaardi teema. Enne kui mõistekaarti koostama hakkame, näitan teile üht näidist. Siin on mõistekaart tehtud teemal muinsusjutt ei ole muinasjutt. Mõistekaardi peal kasutame tavaliselt lühikesi märksõnu. Pikki lauseid proovime enamasti vältida. Siin on toodud ka mõned pikemad selgitused. Kui need on asjakohased, siis võib neid muidugi lisada. Siin on näha, et keskne teema on jagatud 5 alateemaks ja need on omakorda lahti mõtestatud. Vaatame, kuidas meie saame sellist asja teha. Klõpsame meie mõistekaardi teemale ja vasakult teise nupuga Insert Child Node loome uue mullikese. Kirjutame sinna sisse esimese alateema. Lisame sama nupuga järgmise mulli. Ja veel ühe. Kui ma tahan linnaosasid veel täiendada, siis valin linnaosade mulli ja klõpsan uuesti vasakult teist nuppu. Siia tekib uus mull. Lisame ühe linnaosa veel. Niimoodi saamegi mõistekaardil seoseid luua. Kui mõistekaart on valmis, siis saame selle alla laadida. Selleks klõpsame File, Download as ja valime PDF. Klõpsame Export nupule ja siis Download nupule. Nüüd saame loodud mõistekaardi enda arvutisse salvestada. Nii käibki mõistekaardi tegemine. Edu katsetamisel!